Tere ilusat teisipäeva hommikut. Täna on meil hoopis teistsugune hommik. Mina tavaliselt tervitasin teid Portugalist ja siis oli minul kell sai alles, kas oli 8? Jah, 8. Ja nüüd on kell 10 ja selline tunne nagu lõuna oleks juba käes. Tere tulemast, Tiia. Sa räägid, sinaga tegid õpiprogrammi küberturvalisuse kohta ja tegelikult see teema on väga aktuaalne nii väikeettevõtjate poole, et täna me räägime sellist väikeettevõtja vaatenurgast, aga tegelikult see mõjutab igat inimest. Et kui sa võib-olla mõtled, et mul ei ole ettevõtet, see amps ei ole minule, siis kindlasti kuula, et me just hiljuti oli ju ka see Kunstnike Liidu juhtum, et Tiia natuke avab ka see tagamaid, et kuidas see juhtus, et oleksime tähelepanelikumad. Minu nimi on jätkuvalt Triin Pärn ja asumegi asja kallale. Tere tulemast, Tiia! Tere ja et see Kunstnike Liidu juhtum siin hiljuti ikka lõi väga palju laineid, aga tegelikult toimub neid asju kogu aeg. Et see oli lihtsalt üks suur, millest räägiti, et tegelikult aprillis oli üks juhtum, kus ühelt ettevõttelt läks 1,6 miljonit sama skeemiga. Ja nüüd eile just tuli üks uudis, et ühelt inimeselt läks 500 000. Et need summad on ikka päris suured. Ja see on hämmastav, et need skeemid tegelikult on ju kogu aeg samad, et me kuuleme neist kogu aeg. Et noh, ma ei tea, eks see infomull ja algoritmid natukene muudavad seda, mida mina kuulen või mida sina kuuled või mida keegi teine kuuleb, kes meid siin praegu kuulab. Aga me ju teame kõik need Omniva skämme, Tervisekassa skämme, politsei skämme, Eesti Panga skämme, pangapetukirju, kõiki asju. Aga ikkagi isegi ma lugesin ühte artiklit ja ma olen ise ka seda uurinud, et põhimõtteliselt on kõikide Eesti inimeste jaoks oma skeem olemas. Et igalühel meil on üks nõrk koht, kuhu saab vajutada ja siis asjad juhtuvadki. Aga kuidas see Omniva või kuidas see Kunstnike Liidu asi juhtus, see algaski tegelikult Omniva kõnest. Omnivast tuli kõne siis selle raamatupidajale kui inimesele, mitte kui raamatupidajale. Siis ta tuvastas ennast, pidi kuskil pakk olema, oli vaja kinnitada ja nagu ikka need asjad käivad. Ja siis noh, siis juba, kui inimene ennast tuvastab PIN-1-ga, siis saab igale poole sisse, kus tal on noh, näiteks eesti.ee-sse. Lähete ise, proovige, minge eesti.ee-sse, vaadake, mis te näete. Te näete seal kõike, oma terviseandmeid, isikuandmeid, lapsi, perekonda, varasid, ettevõtteid, haridust, noh, ravimeid, kõike, nii palju infot, kui vähegi võimalik on kõik seal olemas. Ja siis nad PIN-1 kaudu saavadki kuskile sisse, vaatavad, ahaa, see inimene tal on siuksed ligipääsud, väga põnev, hakkame tegutsema. Ja siis noh, muidugi lihtsalt kui PIN-1-ga on Eesti ees sees ja saab infot näha, siis sellega midagi teha ei saa. Aga siis tuli järgmine kõne Eesti Pangast ja kõne politseist, et te olite langenud küberrünnaku ohvriks, et nüüd on vaja hakata edasi tegutsema. Ja nüüd te peate hakkama osalema politsei salaoperatsioonis. Et see on nüüd see hästi levinud skeem viimasel ajal, et öeldakse, et te osalete politsei salaoperatsioonis, ärge mitte kellelegi mitte midagi rääkige. Ja siis hakkas see minema, et oli vaja ennast tuvastada jälle, siis oli vaja panna kaughaldustarkvara arvutisse. Kui ma ei eksi, siis oli Anydesk programm jällegi. Ja kui juba keegi on sinu arvutis sees, saab ta teha kõike, mida sina teed, ta näeb kõike, mis sul seal on salvestatud kuskile. Sul on mingid veebilehed lahti või mingid keskkonnad lahti, noh, absoluutselt kõik on näha. Ja siis andis ta oma PIN-koodid edasi ja siis hakati jupphaaval raha välja kandma. Nii tema enda arvelt kui ka siis selle Kunstnike Liidu arvelt, et noh, mõlemast, et ta jäi ise ka ikka väga mitmest 10 000 eurost ilma. Ja lõpuks siis ta tegi ülekandeid ise, tegid pätid ülekandeid ja ta andis ära ka oma pangakaardid kelmidele. Et see on jällegi vaata see asi, mida me kogu aeg kuuleme, on ju, et see toimub. Aga, ja me arvame, et nagu kuidas see võimalik on, et me kogu aeg sellest räägitakse. Aga ikkagi inimene usub, et ta osaleb panga salaoperatsioonis või politsei salaoperatsioonis ja siis teebki seda. Ja need kurjategijad on väga osavad psühholoogid, nad tinnistavad ikkagi sind nii ära, et sa tegelikult ei saagi aru. Et jah, et ongi, kõigil meil on üks nupp, kuhu saab vajutada, et igaüks peab lihtsalt välja mõtlema, mis see tema jaoks on. Ma just mõtlengi, et tegelikult räägitakse tõesti nii palju, näiteks ma just käisin eile vanaema juures, siis ta ütles, et keegi hakkas talle Facebookis kirjutama ja siis ma ütlesin, no mis te lobisesite, ei, ma panin kohe ikka kinni, mis ma ikka nendega lobisema hakkan, et siis ma ütlesin, kuidas sa tead, et võib olla kelm, no kogu aeg telekas ju räägitakse, et tegelikult see on huvitav, et ma küsin, kuidas sina seda tead nii hästi, et nagu sa ütlesid, et tegelikult see sama skeem on kogu aeg.
aga lihtsalt, et natukene muutuvad mingid variatsioonid ja miskipärast ikkagist Mhm. inimesed arvavad, et noh, minuga seda ikka ei juhtu. noh, kes see mind ikka tahab, ma ei taha keegi ju, mul pole mitte midagi. See ongi üks põhiline arvamus, mis on, et inimesed arvavad, et minuga ei juhtu, et ma ei ole üldse tähtis, mul ei ole mingit informatsiooni, mis võiks kedagi huvitada, mul ei ole väga palju raha. aga tegelikult noh, isegi väike raha on nende jaoks väärtuslik ja isegi kui sul ei ole tõesti pangaarvel nagu üldse raha, siis väga väärtuslik on see sinu nagu usaldusvõrgustik, üks su sotsiaalmeediavõrgustik ja lihtsalt sõbrad, kellega sa suhtled. et see on nagu väärtuslik ja seda saab alati ära kasutada. Ja ehk tõesti siis jah, mitte, ehk siis ei saagi mõelda niimoodi nagu üksikult, et mis minul siis, aga keda mina võib-olla tean, keda, noh, millised info ligipääsud mul kellegi teiste informatsioonile võiks olla. just, et sa tõid siin näiteks oma vanaema, et piltlikult öeldes võibki, et sa paned oma 90-aastase vanaema siin ohtu sellega. aga kui sa oled ettevõtja, näiteks sina nagu oled raamatupidaja, et sul on ju hästi palju asju, mida sa haldad. et kui nagu kopp, et kui sinuga midagi peaks juhtuma, siis kõik need, mida sa haldad, on ju ka ohus, et kõik need, ma ei tea, mitu klienti sul on ju. aga raamatupidajatel eriti on nagu see, no ma ei tea, ma oleks küll nagu üliettevaatlik, kui ma oleks raamatupidaja. just, ma lugesin ka just seda artiklit, et ongi, et juhatuse liikmed ja raamatupidajad on eriti need, kes võetakse sihikule. ja täna sellest me räägimegi, et küberturvalisus väikeettevõtte vaatenurgast, et mis on need olulised asjad, millele tähelepanu pöörata ja võimegi asuda asja kallale. just, et täna ongi meie see põhiline töövahend on ju infotehnoloogia, arvuti, telefon, tahvel, kellel kuidas. aga see on nagu põhiline asi, millega me töötame. et ükskõik, kas sa oled, no ma ise olen ka mesinik, et ikkagi nagu noh, lisaks sellele füüsilistele töövahenditele, põhitöövahend on ikkagi arvuti. ja ma arvan, et enamus inimesi, kes siin praegu kuulavad, on pigem sellised, mida klassifitseeritakse ka teadmustöötajaks. ja noh, meil on ju see põhitöövahend, et ilma nendeta me ei saa teha mingit müüki, me ei saa suhelda klientidega, me ei saa hallata tellimusi. aga, ja siis tulevad ka need ohud, on ju, kui me pidevalt tegutseme. ja probleem ongi see, et see küberohud praegu maskeeruvad ennast täiesti tavaliseks töövooks. et kirjad klientidelt, kirjad partneritelt, kirjad teenuspakkujatelt, et kasutatakse hästi seda ära. ja noh, ma arvan, me kõik võime ennast siin ära tunda, et meil on niigi palju tegemist oma ettevõttega, oma klientidega, oma teenustega, oma toodetega. ja siis me peame veel muretsema, et me oleksime turvalised ja mõtlema, et oh, äkki keegi ründab. aga tegelikult ongi see, et me peaksime nagu seda kõik tegema võimalikult automaatseks. et me nagu ei peaks iga hetk nagu mõtlema teadlikult selle peale, et midagi võib juhtuda, vaid et see on nagu automaatselt sees, et kui ma saan selle kirja või selle kõne Omnivast, Elektrilevist, Tervisekassast, siis ma nagu ei hakka kohe tegutsema, mõtlen, et oota, ma tõesti kuulsin, mingi sihuke asi oli. paned toru ära, helistad tagasi, kõige lihtsam see nagu kaitse. aga probleem ongi siis selles, et tegelikult meie kõigi elu on nii seotud interneti ja igasuguste tehniliste vidinatega, et me oleme haavatavad ja noh, kui me mõtleme oma tänasele päevale, et ärkasime üles, et kui paljudel meist on see tavaline mehaaniline üles keeratav äratuskell, et enamus ikkagi ärkas telefoni peale. siis võib-olla te sõitsite kusagile, võtsite kütust, ostsite kohvi, siis võib-olla tulite tööle olete kodukontoris, tegite oma arvuti lahti, logisite kuskile sisse. meil on neid nii palju asju, mis meil on kogu online'is, et näiteks kui tahate arsti juurde kuskile minna, siis samamoodi, et kõik on ju online'is ja terviseteemasid kasutatakse väga osavalt ära pättide poolt. siis tahate muusikat kuulata, telerit vaadata, ma ei tea, pangatehinguid teha, toitu tellida või vaadata fotosid, mis te olete kunagi teinud oma lastest või perest või reisidest, et see kõik on meil online'is ja noh, kõik need asjad on, mida siis saab ära kasutada. aga ma arvan, et nagu väikeettevõtja kontekstis oleks kõige olulisem mõelda sellele, et mis siis sinuga juhtuks, sinu ettevõttega juhtuks, kui sul homme ei olekski ligipääsu üldse olemas. kui sul ei oleks e-posti, kui sul ei oleks faile, kliendi andmeid, ei saaks pangakontole ligi. nagu selle võiks igaüks enda jaoks läbi mõelda, et mida ma siis teen, mis on see esimene samm. et see on see, mis noh, on oluline. noh, näiteks toome ühe sellise näite, et Triin, sa saad näiteks kirja, klõpsad lingi, mitte midagi ei juhtu, töö läheb edasi nagu tavaline tööpäev. järgmine päev avad arvuti, e-post ei tööta, failid ei avane, keegi helistab, küsib, kus sa oled,
arveid ei saa saata ja tegelikult noh, seal võis ka toimuda midagi, aga millal siis selles loos toimus küberrünnak, et juba ma arvan, selle klikkimise ajal, kui ma juba kuidagi klikkisin lahti. jah, see võis toimuda siis, aga tegelikult see ei ole üldse isegi oluline, ma ütleksin. oluline on see, et sa tegelikult ei saa oma tööd teha. et nagu noh, me liiga palju keskendumegi sellele, et nagu mis juhtus ja mis etapil võib midagi olla. aga kui sa mõtled läbi, no see on nagu see ettevõtluse alustamise miks küsimus. kui sa mõtled selle miks küsimuse enda jaoks läbi, siis sul töö on palju efektiivsem. ja samamoodi, kui sa mõtled oma ettevõtte puhul läbi, et mis siis juhtub, kui, siis sa oskad ka neid ohte nagu noh, paremini mitte märgata, vaid sa kuidagi alateadlikult tunnetad neid paremini. saad aru, et aa, okei, see võibki olla skämm. aga see tasuks ja läbi mõelda, et nagu see on hästi-hästi oluline. ja no, ma ütlekski, et küberturvalisus võib-olla tundub mingi selline mustkunstilaadne keeruline asi, aga tegelikult ta ei ole keeruline ja ta ei ole väga kallis ka, aga ainult siis, kui sa tegeled sellega õigel ajal. et enamus asju, mis on vaja teha, on hästi lihtsad ja me räägime sellest kogu aeg söögi alla ja söögi peale ja ikkagi on needsamad probleemid. et mis need siis on, et noh, kõik oleme kuulnud, paroolid on samad, ma eelmine nädal just kuulasin ühte Riigi Infosüsteemi Ameti inimest rääkimas ja ta ütles ka, et noh, rääkis, mis on need levinud juhtumid, mis olid esimese 4 kuu jooksul ja jällegi esimene asi, paroolid. see on täiesti uskumatu, et me kogu aeg räägime sellest ja me kõik teame seda, aga ikkagi paroolid on see esimene uks igale poole ja kõned. inimesed võtavad kõne vastu, hakkavad rääkima ja siis läheb edasi. et ükskõik, mis kõne tuleb või ükskõik, mis sõnum tuleb, et ärge hakake suhtlema. nii kui te suhtlema hakkate, te satute nende osavate psühholoogide lõksu ja sealt on väga raske lõpetada ja no, me oleme väga viisakad inimesed eestlastena, et me tahamegi, me ei taha kellelegi halvasti öelda, nii. et võib-olla ongi päris telefonimüüja, aga kui ta on päris telefonimüüja, eks ta siis helistab uuesti või leiab mingi teise viisi, kuidas ühendust saada. et selles mõttes see ei tasu mõelda, et äkki ma solvan teda ja käitun inetult, et noh, parem elada selle teadmisega, et sa käitusid inetult, kui sellega, et sa kaotad 500 000 või 1 000 000. või siis kõik, mis su ettevõtte arvel on, ükskõik kui väike summa see on. Igal juhul mulle hästi meeldib, Tiia, kuidas sa tõid välja, et eestlased võib-olla tahavad olla viisakad ja kuulad lõpuni ikka, aga kohe katkestab pigem see suhtlus ära, et tõepoolest, et võib-olla et natukene õrnemas kohas just selles osas, et mentaalselt ja siis on nii lihtne seda sind töödelda ära nii-öelda. just nagu sa ütlesid, su vanaema ka, et lõpetas kohe ära, et kohe ei ole vaja jah, isegi kui ta on sõber, et kui tundub kahtlane, et no miks nagu sõber kirjutab mulle, et kuule, saada oma telefoninumber, no see on ka üks levinud skeem, on ju, sellega ega midagi muud ei ole, nad kontrollivad, kas sa oled päris inimene, saavad su telefoninumbri ja siis kasutavad seda kunagi edasi. ja samamoodi see Eesti EES-e sisse logimine, et kui sa paned oma PIN-koodi, nad saavad sisse, nad midagi ei tee, aga nad koguvad infot ja siis võib-olla alles poole aasta või aasta pärast tullakse mingisuguse infoga, mis seal oli ja kasutatakse seda ära. et väikeettevõtted kannatavad tegelikult rohkem kui suured isegi, sest noh, väikeettevõtetel on nagu teistsugused mured. esiteks on muidugi see, et ma arvan, et meiega ei juhtu midagi. et meil ei ole palju raha, kes meid nagu, kes tõesti mingisugust mikroettevõtet tahab, aga noh, kui mikroettevõte kaotab kõik, siis on kogu tema tegevus kinni, et pead mingi uue tegevuse leidma. et alati võib juhtuda, et see tasub nagu selline tervislik annus paranoiat endale kuklas hoida, et alati võib juhtuda. väikeettevõttel on ka see, et probleem, et kõik teadmised on ühe inimese peas, absoluutselt kõik, mis puudutab nagu ettevõtte sisulist tegevust, vormilist tegevust, raamatupidamist, suhtlust klientidega, suhtlust teenuspakkujatega, kõik, et sellel ühel inimesel püsib kogu äri või siis 2 või 3, aga peamiselt ühel. väikeettevõttel ei ole ka toetusstruktuuri nagu IT-osakonda, et võib-olla on mingi tuttav IT-poiss, kes teeb, aga kas sa teda ka usaldad, et ja kõige suurem probleem, kui rääkida paroolidest, ongi IT-inimesed, sest kui tulebki see IT-poiss või IT-ettevõte, kes sul teeb midagi, siis sa tegelikult ei tea, kuidas tema oma asju haldab. ja hästi palju nagu ründeid algabki sellest, et IT-süsteemid ei ole turvaliselt seadistatud. sa võid ise küll kõik oma paroolid panna väga-väga head ja sa võid ise teha kõik nagu ülihästi, aga kui see üks uks on lahti, siis sellest ei piisa.
ja no iga tööpäev on hästi oluline, et suurettevõte, kui ta nädal aega seisab, temaga ei juhtu midagi. aga kui sa oled väikeettevõte, mikroettevõte ja sa ei saa midagi teha nädala, sa võid kaotada kogu kuu käibe või siis isegi rohkem. ja isegi noh, tõesti üks päev võib mängida väga suurt rolli. et rünnakud on, eks toimuvad nagu põhimõtteliselt kolmel viisil. peamiselt 95% rünnakuid toimub inimeste vastu ja 5% ainult tehnoloogia vastu. et noh, kurjategijad ka ju, ega nad ei kuluta palju ressursse selleks, et midagi teha, kui midagi toimib, saab lihtsalt teha, teevad lihtsalt. tehnoloogia on keerulisem rünnata, aga noh, seda tehakse ka. ja valmisolek siin tähendab siis seda, et kui me ise ei ole valmis, et siis see ongi tegelikult inimese kaudu ründamine ka, et kui me ei tea, mida teha, see paanika on suur, esimesed 15 minutit, esimesed tund aega me oleme nagu peata kanad, ei tea, mida teha ja mõtleme ja selle aja jooksul tegelikult see skeem läheb edasi, kui me võtame ka selle kunstnike liidu skeemi, siis võib-olla see inimene mingil hetkel mõtles, oota, ma ei tea, ma ei ole temaga rääkinud, onju. võib-olla talle mingil hetkel tuli kuklasse see teadmine, et aa, et tegelikult ju on mingid sellised asjad, aga siis oli jälle see politsei salaoperatsioon ja kõik muud asjad. et noh, kui organisatsioon või ettevõte või ka inimene ise ei ole mõelnud, mida ma siis teen, kui, siis annab see ründajatele väga suure eelise. ja no peamiselt rünnatakse inimest ja kui me räägime meist kui väikeettevõtjatest, siis see on ikkagi põhiline uks. ja telefonipettus on nagu statistika järgi, et kui selle aasta esimese 4,5 kuuga, ma just vaatasin, tegin statistikat kuni 21 mai, siis 2,8 miljonit olid ettevõtetelt välja petatud siis rahad võltsarvetega ja muude selliste asjadega või tegevjuhi skeemidega ja 2,8 miljonit oli välja petatud siis inimeste kaudu, telefonipettuste kaudu. et see kahju on sama, aga kui me võtame nagu inimesed välja petatud, väiksed ettevõtted välja petatud summa, väiksed summad, siis tegelikult neil võib olla suurem mõju. et seal oligi, et oli 10 ettevõtet, keda oli rünnatud ja 255 inimest. aga need inimesed olid ka siis noh, väiksemad ettevõtted, eks need ei olnud lihtsalt nagu tädimaalid, võib-olla olid kindlasti olid ka tädimaalid, aga selles mõttes, et inimene on alati uks ettevõttesse. et kui inimese kontole saab ligi, siis saab ka ettevõtte kontole ligi. et mõelge ise läbi, et kui teil on enda konto, ettevõtte konto, et te lähete panka sisse, saate lihtsa hiireklikiga vahetada ära, millist kontot te vaatate. et noh, samamoodi on pättide puhul, et kui nad saavad ligi, siis nad saavad samamoodi liikuda seal ringi. peamiselt on sihikul raamatupidajad, see on nagu esimese 4 kuu statistika kindlasti tõestab seda. ja raamatupidajad mitte kui raamatupidajad, vaid kui inimesed, mitte kui raamatupidaja Triin Pärn, vaid lihtsalt kui Triin Pärn. et jah, et otsitakse ja meil on hästi palju infot avalikus internetis, et noh, hästi lihtne on guugeldada, pange oma nimi sisse, guugeldage, vaadake, mis te leiate. Te leiate töökohad, mingi hiljutise ajani leidis veel pensionisammaste kohta info, kinnisvara kohta. kui te leiate nii palju infot ja seda kõike saab ju ära kasutada, et leiate, kus te töötate ja kõik muud. ja no nagu ma ennem ka ütlesin, et kui on PIN 1, siis avab eesti.ee ja sealt tuleb veel rohkem infot meie kõigi kohta. ja muidugi kõik päevakajalised teemad, et no me teame ju iga aasta, kui tuleb tuludeklaratsiooni aeg, siis tulevad maksutagastuste teemad, igasugused tuludeklaratsiooni esitamise mingid teemad. siis meil aasta alguses alati on Tervisekassa, et eelmise aasta mingit haigusraha või haigushüvitist saab tagasi või hambaravihüvitist, et need erinevad natukene korduvad, aga kasutatakse ära päevakajalisi teemasid. algas Ukraina sõda, heategevusfondid Ukrainasse, et hästi palju kõik päevakajalisi asju, et selles mõttes tasub nagu natuke uudiseid ka jälgida, et ma tean, paljud isegi ei vaata uudiseid enam, aga on kasulik, et sa tead, mis maailmas toimub ja mis võib olla see järgmine skeem. ja ettevõtete vastased pettused peamiselt on siis BEC ehk Business Email Compromise, mis tähendab siis erinevaid asju, aga põhiliselt emaili teel tehtavaid pettusi. tegevjuhi pettused on näiteks, et tegevjuhi nimel tuleb kiri, et noh, ütleme, et minul on mingi teenuspakkuja oma ettevõttega, ma kirjutan talle kirja ja tegelikult ei ole seda mina kirjutanud, vaid on keegi teine ja siis teenuspakkuja ei vaata täpselt üle ja siis kogemata teeb midagi. Palgakonto muutus hästi levinud,
seda oli esimese 4 kuu jooksul hästi palju. et töötaja saadab siis raamatupidajale kirja, et minu pangaarve on muutunud, palun kanna minu palk nüüd edaspidi sinna. ja noh, tegemist on väikse summaga, sellised asjad ikka juhtuvad, inimesed vahetavad pankasid, täiesti loogiline tundub. aga see ei pruugi alati nii olla. Võltsarved muidugi, et tihtipeale satutakse siis, võetakse nagu postkast vahele, häkitakse sisse põhimõtteliselt ja siis jälgitakse mingit kirjavahetust ja siis vaadatakse, et ahaa, et selline ettevõte, selline klient ja siis on mingisugune kirjavahetus, et nüüd pakume mingit teenust ja siis, kui tuleb see arve esitamise aeg, siis võetakse õige arv ära, vahetatakse, sinna pannakse uus vale arvenumbriga. ja igasugu maksekorraldusi võltsitakse ka muidugi. et ühesõnaga neid skeeme on mitmeid. aga kui vahepeal mingeid küsimusi tuleb, siis küsige ja pange chati ja siis Triin katkestab mind osavalt. et siin jah, et üks asi, millest peakski nagu alustama, ennem kui räägime, kuidas, siis peaks rääkima sellest, mis. et igaüks võiks mõelda, mis on sinu ettevõtte kõige olulisem vara, et nagu kui seda ei ole, siis mitte midagi ei toimu. et mis, ja siis mõelda läbi, et mis siis juhtub, kui see kaob 1 päevaks või kui see kaob 1 nädalaks. et võib-olla see on email, aga võib-olla see on pangaarve, võib-olla see on telefon, võib-olla see on arvuti. et noh, ma ei tea, kellelgi, kes teeb koolitusi, näiteks kui tal arvuti kaob, siis on ikka nagu üsna keeruline lugu. või kui on asjad Google Drive'is või kuskil mujal pilves paralleelselt, siis võib-olla ei ole nii hull, aga ikkagi see info on ju ikkagi kuskile läinud ja võib-olla keegi teine siis ostab selle ära ja siis teeb selle alusel edasi tööd. ehk siis nagu kõik asjad ei ole olulised, et oluline on läbi mõelda, mis on see kõige-kõige tähtsam asi või need 3 kõige tähtsamat asja, mis sinu jaoks on. Kunstnike Liidust me juba rääkisime, siis ma ei hakka seda uuesti üle rääkima, aga sealt 700 000 eurot läks, aga see ei läinud ühe korraga, tegelikult see Kunstnike Liidu skeem kestis kuskil üle nädala ja see väikeste summade kaupa, ta ei kandnud korraga üle 500-700 000, see oli mingi 30 000, 50 000, väiksemad summad korraga, aga ikkagi päris palju. ja algus oli jah, nagu ütlesime, telefonikõne. et kõige levinumad rünnakud siis, mis meil üksikisikutena või siis väiksemate ettevõtjatena ongi peamiselt õngitsuskirjad või kõned või sõnumid. Need võivad tulla kas telefonikõnena, Whatsappi kõnena, Facebooki kõnena, Messengeri kõnena, vabandust. või siis kirjad samamoodi võivad tulla kas siis emailina või siis SMS-idena, Whatsappi sõnumina, Messengeris, mujal sotsiaalmeedias, erinevatel viisidel. ja tavaliselt siis peab midagi tegema, et jah, ühesõnaga, kui on vaja kuskile klikkida või midagi installida või kuskile sisse logida, siis igal juhul tasub nagu seda mitte selle kirja kaudu teha, vaid siis teha eraldi, et kui tuleb teil panga andmete uuendamise kiri, klikki siia, siis minge parem sinna panga aadressile, on 3 sekundit lisategevust, aga see võib päästa teile päris palju siis muresid. sotsiaalne manipulatsioon ongi see, kui teid pannakse midagi tegema, et keegi helistab ja hakkab teiega rääkima lihtsalt, et ma tean seda ja ma ei tea, midagi sellist, et su ettevõte või et sa oled väga tore inimene ja tule räägi meile ja tule esine sinna teisipäevasel tegutsemisampsul ja noh, sellised mängitakse inimese edevuse peale põhimõtteliselt või siis hirmutatakse, need 2 varianti. paroolide korduvkasutus ka selline asi, millest me kogu aeg räägime, mis siin aitab, et Triin on seda soovitanud ja ma ise olen ka seda alati soovitanud, et vaadake paroolihaldurite poole, et see teeb elu nii palju lihtsamaks, et see võib-olla tundub natuke hirmutav, aga see tuleks kindlasti, noh, see on väga-väga kasulik ja see, kui te juba 1 korra hakkate tegema, siis te mõtlete, et kuidas ma küll ennem elasin. see teeb elu väga palju lihtsamaks. ja just rääkisime Triinuga, et peaks ühe töötoa võib-olla tegema sellest. et nagu seda esialgset hirmu, esimese sammu hirmust üle saada.
oht on ka pilveteenused, sest me jagame hästi palju infot. Me anname inimestele ligipääsu, siis me unustame ära, et me neile ligipääsu andsime. Ja siis neil jääb see sinna aastateks ja aastateks. Ja siis ühel hetkel on see inimene, kellele me ligipääsu andsime, temaga midagi juhtub. Tema siis selle pilvekontoga, millega tal on ligipääs. Ja siis, kui keegi saab ligipääsu, siis ta hakkab seal ringi liikuma piltlikult öeldes nagu kuskil labürindis. Ta leiab, et ahaa, seal on selline Tiia, kes jagas talle mingit infot, et oo, päris põnev info, et vaatame, mida tema teab. Ja äkki me sealtkaudu saame siis tema asjadele rohkem ligi. Ja no päris tihti on see võimalik, sest me keegi ei halda oma neid pilvekontosid niimoodi, et me saaksime olla 100% kindlad. me peame usaldama seda teenuspakkujat, kas see on Google või Microsoft või Apple või kes iganes. Ja siis muidugi tehisintellekt, et me kõik kasutame seda, et siin pole nagu mõtet midagi eitada, aga et tuleks mõelda, mis te sinna panete. Et nagu detailset infot, mitte kliendi andmeid, mitte konkreetseid rahanumbreid, mida siduda kliendiga, neid kindlasti mitte, et eeldus võiks olla see, et kõik, mis seal on, võib minna kuskile välja. nii mõned asjad, siis ma panin siia lõppu ka, aeg hakkab vaikselt otsa saama, et mis te saate kohe teha, et ennetada oma vastaseid või ettevõtte vastaseid finantspettuseid, pange ülekandelimiidid. väga lihtne asi, tavaliselt, mis juhtub, on inimestel on vaja mingisugune üks suur asi osta või mingi üks suur ülekanne teha. Nad muudavad selle limiidi ära ja siis nad unustavad, jätavad selle suureks. No pange väiksemaks. Iga kell saab väga kiiresti tagasi panna ja see jõustub kohe, on mul õiguseks. Et see on lihtne asi. Välkmaksed saab ära keelata enamus pankades. Keelake see ära, siis võib-olla kui te teete kogemata mingi vale makse, teil hakkab häirekell tirisema ja te saate panka helistada, et ma tahan selle peatada, et see oli vale. Ja siis pange limiidid, et kui te oletegi näiteks raamatupidaja, siis kui teil on raamatupidaja, siis pange limiidid, mida nad saavad teha üksinda ja milleks on vaja siis teie allkirja. Või siis tehke nii, et raamatupidaja saab ette valmistada asjad ja teie kinnitate. Või vastupidi. Et igasugune selline mitme silma printsiip on väga hea. Et need on nagu väga lihtsad asjad, et kui me lõpetame siin, minge tehke kohe ära. Teie elu on märksa lihtsam, et välkmaksed ei ole nagu üliolulised asjad. Siis mõned asjad, mis te võite täna teha, et vaadake üle oma e-post, et kas teil on korralik parool, kas teil on mitmefaktoriline autentimine, kas teil on nagu e-postil, peamisel e-postil teine parool kui igal muul keskkonnal. Et see peaks olema kõige turvalisem asi põhimõtteliselt. Vaadake, et teil uuendused oleks automaatsed, kui ei ole, pange see linnuke omal arvutisse, ei ole väga raske. Ja vaadake, kas teil on asjadest koopiad, ja kui ei ole, siis pange, täna te ei jõua kindlasti teha, sest see võtab natuke aega, aga pange kirja, millest teil on vaja koopia teha. Ja siis mõelge läbi, et mis siis saab, kui midagi juhtub. Ja nädala jooksul siis vaadake üle üldse, mis teil olemas on, sest kui te ei tea, mis teil olemas on, siis te ei saa seda kaitsta. Vaadake üle, kuidas sinna ligi pääseb, nii seadmed kui keskkonnad. Mõelge selle parooli halduri peale, kellel pole. Mõelge välja, mida te teete, kui midagi juhtub. Ja ma soovitaks ka panna kalendrisse iga kuu mingisugune aeg, kus te vaatate oma asjad üle, et mis nagu masinates toimub. Ja siis ka samal ajal peale selle, et vaadata, kas uuendused, varundused on korras, ka natukene puhastada ja korrastada. Et nagu me kõik teame, et seda võiks teha raamatupidamisega, sama võiks teha ka siis küberturvalisusega. Ja siis lõpuks veel, et ma olen ise kokku panemas ühte väikest kursust. Siin lähiajal ta on mul lõpetamisel. Ja siis, kui keegi on huvitatud, siis kirjutage mulle otse tia@suun.ee. Ma tahan teha sellise väikse grupi, kus saaks päriselt nagu asju arutada ja paremaks teha. Teeme sellise 4-moodulise 4 kohtumist ja eelnevad videomaterjali läbitöötamised. Saate hästi palju töölehti, mida saate täita just nagu enda seisukohalt, et te võite võtta kas teie ise või teie ettevõte. Ja siis teeme teie olukorra küberturvalisuses paremaks. Just mõtlengi, et nii palju vaata neid asju on teha, et võib-olla alguses läheb üldse, pea keeb üle, et nii hea, kui sa teedki sellise grupi, kus inimesed saavad otse sinult nõu küsida ja sa saad neid käe kõrval piltlikult juhendada. Just, ja eesmärk on see, et nagu inimesed ennem natuke mõtleksid, et sellest ei ole kasu, kui me tuleme kokku ja hakkame siis rääkima, me raiskame selle tund aega ära, kui me saaksime arutada ja päris nõu saada.
ja no küberturvalisuses eesmärk ei olegi see, et me väldime kõiki võimalikke rünnakuid, aga me peaksime siis eesmärgiks võtma selle, et kui midagi juhtub, siis midagi ei juhtu. just, et siis oleme valmis selleks kriisiplaaniks, et sa oled läbi mõelnud, et see on tõesti hästi oluline. ja kes on huvitatud sellest, siis kindlasti kirjuta tiia@suun.ee ja märgi sinna juurde, et teisipäev, et siis see annab sulle sooduskoodi. just, Aitäh, Tiia, et sa sellise nii tegelikult mahuka esitluse, mille täna tegid siia, et mulle väga meeldis, et sa kõik need välja toonud, mida täna teha, mida nädala jooksul teha, et tegelikult tehke sellest screenshot ja siis jagage otsast minema. et kõike korraga niikuinii ei jõua, väiksed sammud. aga kõik mhm, tõesti, kõige pealt, mida saate teha, on need kohe ülekandelimiidid panna ja tõesti välkmaksed, mitte midagi ei juhtu, kui see makse läheb natukene hiljem maha. et ei pea kõik olema kohe kiiresti, nii nagu, et vastad kohe sõnumile ja kohe läheb raha niimoodi maha, et ei ole tegelikult hullu sellest midagi. just. aga ma loodan, et oli teil huvitav ja kasulik ja Väga kasulik, meid on kuulmas hetkel veel 20 inimest, see teema väga kõnetab, võib-olla sellepärast, et aina enam rohkem räägitakse sellest ka ja nii tore, et need inimesed, kes siis kuulavad, siis ma loodan, et te teete enda asjad korda, teete väikse auditi, et kus teil mingid paroolid on. Soovitan kasutada kindlasti paroolihaldurit, ma panin siia ühe koolituse ka, mis ma tegin, tasuta koolitus, see on siis Proton Passi kohta ja tegelikult tõesti, nagu Tiia ütles, see ei ole midagi hirmutavat, see tähendab lihtsamalt öeldes seda, et sul on ainult üks väga-väga tugev parool, millega sa pääsed ligi paroolihaldurile, mis siis hoiustab kõiki teisi sinu paroole. vot. just Piret ütleb aitäh. arvutis, telefonis, see on väike hiireklikk ja et nagu no sa ütlesid ka, et mõned sekundid midagi teha või see lisaautentiimine kas või, et see südamerahu, mis sa sealt saad ja lõpuks harjud juba mhm. ära sellega ka. Heili ütleb, et aitäh, väga hea meeldetuletus oli ja Piret tänab ka, et suur tänu, väga hea teema. Aitäh sulle, Tiia, Ja aitäh, ja ilusat päeva jätku! head päeva.